Pahijaga, kelle sügistuuled on kivi alt välja meelitanud. 3 kuud on möödas viimasest blogi sissekandest ja mul ei olnud kordagi mõttes lõplikult kuskil ära kaduda. Lihtsalt suvi on olnud äärmiselt intensiivne ja selle kõrvalt ei ole kuidagi leidnud aega näidata oma tegemisi siin looduses. Ja paratamatult, ega kui tea matkasid inimestele, siis samal ajal ei saa lihtsalt oma asju siis filmida. Tuleb ikkagi keskenduda neile ja nendele lugudele, mida ma inimestele räägin. Nii et ma sain juba suve keskel aru, et ilmselt sügisel alles jõuab kätte see aeg, kus ma saan uuesti pihta hakata oma väikeste seiklustega. Ma ütleks veel seda, et need ümmarguselt 90–100 päeva, mis siia selja taha jäänud on, siis see ajaline faktor on kõige minimaalsem või kõige vähem olulisem sellest kõigest. Kõige võib-olla määravam või palju olulisem sellest ajalisest raamist on hoopis kõik need väiksed sündmused, mis selle aja sisse on mahtunud, millel on nagu tõsine mõju tänasele päevale. Ja tegelikult on niimoodi, et kui me räägime sellest mõju poolest, siis minu suvesse on jäänud, ma arvan, et kohtumised kuskil 100 inimestega öises rabas või varahommikuses rabas väga erinevatel teemadel, sellised mõttevahetused ja mõtisklused. Ja kokkuvõttes ma tunnen, et see on mulle inimesena sellise meeletu kogemuste ja mõtete pagasi kaasa andnud. Ma ei ole neid tänase päevani jõudnud kõiki enda jaoks kuidagi läbi mõtestada ja nii-öelda arhiveerida. Aga selleks ongi ju tegelikult meil olemas sügis ja talv. See on sellised endasse süübimise ajad või periood ja ma tunnen, et siis hakkab alles see tõsine töö pihta. Mis veel täna? Kindlasti on mul plaanis üks selline väike uuendus, mille peale ma hiljuti tulin. Ja see on siis seotud sellega, et kuna teatavasti sügisperiood ja talv on sellised külmad ajad ja minu arust sellisel külmal perioodil on äärmiselt mõnus, kui matka kõrvale mitte ei sööda mingisugust võileiva-ampsu või väikest küpsist, vaid ikkagi pannakse käed külge ja tehakse ise potis või pannil midagi sooja ja maitsvat. Kindlasti ei ole tegemist mingisuguse restorani toiduga, aga lihtsalt see mõte, et võtame tooraine kaasa, kui võimalik, hangime meil ka loodusest koha pealt midagi ja siis teeme ja naudime. Võt see on üks mõnus asi ja see võikski käia tegelikult ju looduses käimise juurde. Suvel palavaga väga süüa ei taha, aga praegusel ajal hakkab see asi kuidagi juba välja mängima sellist oma kohta. Nii et täna ei jää olemata ka väike selline Coca-Cola jutumärkides. Tegemist on siis lihtsa katsetusega teha priimusel süüa. Ja selleks ei ole mingisugune kiirnuudli supp või mingi kiirpuder. Teeme ikka natuke midagi korralikumat. Vot. Nii et vaatame, mis meid siit ees ootama hakkab. Varsti peaksime jõudma Ravasaartele ja suurtele avaratele maastikele. Võib öelda, et ma olen ennast siis praeguseks asetanud nii-öelda lava peale siis selles mõttes, et mina olen siin lagedal Tühermaal ja
ja eks see põhiline loomaelu käib ikkagi ümbritsevatel rabasaartel, mis siin ümberringi näha on. Nii et ma üldse ei imesta, kui nii mõnigi metsaasukas kuskilt kaugel kiibitseb mind ja vaatab, mis tegelane see nüüd järsku on siin nende valduste peal ringi tuhnimas. Ma ise plaanin minna siis üle rabasid sinna eesseisvale Rabasaarele ja sealt juba vaatan edasi, et kas teen varsti väikse kokkamispausi või jätkan oma marsruudiga. Elu näitab. Tundub, et olen kellegi koduotsa komistanud ja sellisel juhul ikkagi tuleb väga lugupidav olla teise tegelase suhtes. Nii et ma päris ukse lävelt sisse ei astu, aga näitan siit ja väike koopavärk seal kasepuu all on. Väga korralikud kaevetööd on siin olnud. Nagu näha, siin on hästi selline korralik suur liivaküngas. See on kõik täis uuristatud siis tunnelsüsteeme. Jälle üks tundub, et siin on ka kõvasti nagu sisse varisenud mingid asja. Eriti huvitav on siin olnud. Väljaspoolt müürid on alles, aga siit keskelt on kõik sisse varisenud. Esimese hooga juba mõtlesin, et äkki on see mingi inimtekkeline sõjaaegne mingi positsioon olnud. Ei tea. Ei hakka selles osas liiga palju spekuleerima. Aga tänase seisuga mulle tundub vähemalt, et see on siin mäkrade pärusmaa. Kui keegi arvab, et see on midagi muud, siis ma luban ennast alati parandada ja saan võib-olla ise ka targemaks. Ega mul endal mäkradega väga palju kokkupuuteid elus ei ole. Mõned üksikud. Tundub, et terve see küngas on vanemaid ja uuemaid urge täis. Need on tõesti väga palju siin. Väga võimas selline liiva seljandik on siin raba ääres igatahes. Kõrge harjaga. Siit läheb siis alla rabasse tagasi. Need on siis need rabaoaasid, nagu ma ütlesin. Siin käib see loomaelu. Ülejäänud see lageala, kust ma tulin, see on rohkem selline ületuskoht. Öised või varahommikused väisamised viivad sinna. Siin on jälle üks suur auk. Võtan nüüd kinni. See võib ikkagi olla, seda ma ei kirjutaks loomade arvele. Sest selliste rabavaheliste kuplite sees ju sageli on ka metsavendade punkrid näha olnud. Taktikaliselt väga head kohad, kus vaenlast mitte edasi lasta teatud positsioonidelt. Tuleks vaadata, kuidas siit edasi saada. Metsast ja Rabasaarest on saanud uus rabamassiiv. Siin ma olen esimest korda. Nagu näha, siis laukaid siin praktiliselt ei olegi. Siin on nälved. Ja eeldusel,
kliima jääb samasuguseks, nagu ta praegu on, mis ilmselt ei pea päris paika, siis võiks arvata, et 1000-2000 aasta pärast on siin kasvanud nendele märgadele lampidele sellised turbaseinad ümber ja lõpptulemusena tekivad siia laukad. Kas see päriselt ka juhtub, seda ei tea. Kliima läheb ikkagi liiga kuivaks ära. Aga hetkel on vähemalt minu arust, sõltumata sellest, et siin laukaid ei ole, on väga äge selline kosmiline maastik siin. Hästi selline tasane ja niiske. Jällegi ümberringi on näha neid rabasaari. Kaart lubab mulle vähemalt, et siin lähedal on üks suurem laugas ka. Kui sinna jõuan ja tuulevarju leian, siis just seal ma selle väikse kokkamise ja olemise plaanin endaga teha. Tõsiselt äge on see ikka. Sellised suured, madalad koridorid. Siit on näiteks hea vaade. Nagu inimese tehtud. Pikk sirge joon otse Rabasaareni välja. Ja üllatus, olen jõudnud tõotatud maale, kus ma ei ole kunagi varem olnud. Väga selline nõiduslik näeb välja. Esiteks need kuivanud puud siin ees mõjuvad väga sürreaalselt. Ja lisaks sellele siis need sellised sügistoonides mättad siin lauka sees. Tundub, et tegemist ei ole kuigi sügava laukaga. Igasugused tildrid ja kurvitsalised liiguvad siin kalda ääres. Väga võimas see värvide mäng. Nii kontrastne, nagu oleks mingite värvidega siin töötlusprogrammis üle pingutatud. Ma võtan endal aega ja teen mõned fotojäädvustused siit. Ega kogu aeg ei saa siin mööda raba ringi tormata. Vahepeal tuleb ka leida üks selline mõnus kuivem koht, kuhu panna oma lebomatt maha ja nautida natuke ka seda, mis ümberringi toimub. Mul on siin kaasas termosega natuke musta passiku ehk Chaga teed. Väga omapärase sellise pehme maitsega ja tervisele väga hea, palju B-vitamiini ja igasuguseid vähivastaseid selliseid ühendeid on selles, nii et igati kasulik. Tasub eelistada igasuguse Liptoni ja muu asemel. Pealegi on hea, saab kohe otse metsast võtta ja kasutada. Võib-olla natukene ka näidata, et mis hetke seis mul on siin. Räätsad on maas, saapad on jalast ära kadunud ja nii ma siin pikutan. Pean natuke plaani endaga, et kuhu ma edasi lähen. Mulle isegi tundub, et ma olen natuke kiiremini liikunud, kui ma esialgu oleks pakkunud endale. Põdrakärbsed ronivad igal pool. Hea asi on see, et neid on ikkagi väga väheks jäänud. Need külmad ja tuulised ilmad on teinud oma töö. Et see on ka üks põhjus, miks mulle jaheaeg oluliselt rohkem meeldib kui selline suvine kuumus. Mul on veel 2 väikest missiooni. Üks on leida tuulevaikne koht, kus ma saaks süüa teha. Ja teine missioon on selline, et ma ei ütle seda ette, aga te näete seda kohe varsti, kui see mul õnnestub.
oluline, et pärast seda, eriti veel sellise vinge tuule käes, kiirelt kuivaks, kiirelt riided selga tagasi. Väike soe tee ja siis on oluline anda kehale liikumist. Ja kui ma saan sooja sisse tagasi, siis ma arvan, et seal taamal on näha kõrgemat metsatukka. Võt seal samas ma seangi oma väikse köögi maa peale laiali ja hakkan kokkamisega pihta. Enne teen väikse musta pässiku tee jällegi. Nii võikski elada. Ainus mure on see, mis tekib siin ja praegu ja kui seda ei teki, siis seda ei ole. Ei ole seda kuskil minevikus ja ei ole seda kuskil tulevikus ka. Terviseks. Natuke tuulin on, aga ma arvan, et saame hakkama. Nii, mingisugune Hiina tööriist. Kohe selgub ka, kas töötab või ei tööta. Mul igaks juhuks on ikkagi üks asi veel kaasas. Vaatame ikka kinni ka. Tuleb natuke leiutada. See on see, et võtad ühed asjad kaasa, mis sul tavaliselt kaasas ei ole, siis sa unustad need asjad maha, mis sul tavaliselt kaasas on. Ja antud juhul oleks ideaalis võiks siin olla mingisugune midagi sellist, mis hoiab seda paremini peal, aga saame hakkama. Õnneks meil suurt lõikumistööd siin vaja ei ole. Sibulat, natuke chillit ja küüslaugud ka. Lõpptulem on see, et kui kõht on piisavalt tühi, siis on iga toit hea, mis on piisavalt pehme, et seda närida. Üks asi on kindlasti selge. Keegi tahab tulla matkale ja sellisele matkale, kus tehakse toitu ka, siis mina ei tee matkalistele toitu. Matkalised teevad ise endale. Kuna ma olen kaasmatkaline, siis mina muidugi aitan kaasa. Mina võtan varustuse kaasa. Ja inimesed saavad ennast proovile panna. Kas söövad toidu enne ära, kui see valmis saab, või ikkagi on piisavalt kannatust, et asi lõpuni teha. Väiksed meeskonna tööharjutused, ütleme nii. Et ma kasutan muidu teistsugust priimust. Täna kasutan lihtsalt, või katsetan õigemini, ühte sellist pigem odavama, väga odava klassi oma. Aga eks ole näha. Nii. Praegu siis lasen natukene siin sibula küüslaugu selliseks klaasjaks. Tundub, et pann täitsa töötab. Päris kasutu see priimus ei ole. Ja siia läheb siis peale kana, tomati, purustatud tomat ja lõpuks hiljem läheb siis spinat ka. Chili muidugi unustasin ära. See tuleb ka juurde panna. Natukene vürtsikat elamust ka. Võt. Ainult üksi siin toimetada, siis seda enam, et mõned asjad oled koju ka unustanud, siis on see üks paras sahmerdamine siin niimoodi metsa vahel. Aga ma ei anna alla. Ma usun, et see asi on võimalik täitsa söödavaks saada. Natukene on siin veel nikerdamist ja üsna pea saan näidata ka seda nii-öelda lõpp-produkti. Eks hoiame mulle pöialt. Nagu näha, siis
millegagi sain täitsa hakkama. Võib-olla isegi kõlbab süüa. Soe toit, mis sa muud oskad metsas tahta. Ja ka vaate poolest on siin selline väga mõnus olemine. Küll praegu on siuke paras seapesa mul siin ka ümberringi, aga mis sa teed, nälg on nii suur lihtsalt, et kõigepealt tuleb kõht täis süüa ja siis võib-olla hakkan vaikselt asju kokku korjama ja mõtlema selle peale, et kuhu ma edasi lähen. Proovime järgi. Nii. Kauss. Ja ma arvan, et see kana on siuke, et kannatab siin lusikaga ka süüa, ei ole mul siin mingit nuga ja kahvlit vaja. Pigem selline kerge toit, spinat, oliivid ja tomat ja kana ja vürtsid ka. Selline ta välja näeb. Tea, kuidas see kanaliha on mage või soolane või? Täitsa hea. On tunda isegi täitsa selliseid vürtse. Hea selline kerge toit, et on rohelist ja on liha ja ei ole mingid süsivesikuid, mis teevad liiga uimaseks. Mul on siin seda trampimist küll veel. Muidugi teisest küljest võiks mõelda, et süsivesikud annavad ju palju energiat. Aga kuna ma ikkagi eeldatavasti jõuan lõpus koju, siis mulle vahel meeldib lihtsalt ennast tühjaks pigistada nendest kaloritest. Kogu aeg ei pea olema mingisugune täis nuumatud notsu. Vot, aga mina söön vahepeal. Ja minge metsa või tulge metsa ja tehke süüa. Vot, ma ise tunnen, et ma hakkan lõpuks ära väsima. Mul on siit veel võib-olla mingi 2 kilomeetrit mööda raba minna. Aga kui ma midagi täiesti fenomenaalset ei leia, siis sellega ma oma esimese sissekande üle pika aja ka lõpetan. Järgmise korrani!